Tervist, jalgpallisõbrad! Meie oleme Tiki-Taka uus jalgpallisaade. Mina olen German Ava ja minuga siin Joel Indermitte. Tere! Joel, selline võimalus meil tänu Speedibetile on avanenud. Oleme siin Oliirise baari ruumides ja hakkame siis uut jalgpallisaadet sinuga siin ajama Euroopa tippklubi jalgpallist. Väga elevil, väga põnev. Saame vaatajatele pakkuda kindlasti väga sükest põhjalikku ülevaadet mängudest, mis on toimunud, miks toimus. Saame pakkuda ülevaadet mingitest turniiritabelitest, süsteemidest ja keskendume puhtalt siis Euroopa tippjalgpalli peale. Ja kuna igapäevast oleme selle sees väga suures mahlas, siis suudame seda siin kindlasti teile pakkuda. Külalisi on meil tulemas, erinevad mängud külalistega, nii et natukene kõike ja kindlasti väga palju põnevat. Ja just, et tõid välja, et külalisi ja ma arvan, meie saate formaat on ka siuke vähe teistsugusena hakkab olema, et täna võib-olla on selline rahulikum. Räägimegi välja, mis hakkab siis juhtuma nii tulevikus, mis on juhtunud vahepeal üleminekuaknas ja ka võib-olla MM-ist. Et kes meie näiteks oleme ka veel. Me näiteks Joel sinuga koos kaastasime ka jalgpalli MM-i ja võib-olla ongi see esimene teema, millest me võiks täna ju rääkida. Ehk siis milline oli jalgpalli MM. Kas said resultaadiga rahule? Ma jäin resultaadiga selles suhtes rahule, et seda finaali ise kommenteerides ka, et mul on hea meel, et jalgpall võitis. Et see oli sa oled selles baasis, et jalgpall võitis? Jalgpall võitis selgelt ja no ma olin tegelikult isegi, ma ei ole kunagi väga suur Argentiina fänn olnud, ma pean aus olema, aga kuidagi nagu turniiri käigus nad nagu isegi hakkasid mulle sümpaatseks minema. See, et nad nagu kuidagi näitasid sisu, olid siuksed kangelased ja see mingi tiimi vibe, mis seal oli, et see ühtepidi oli nagu sümpaatne. See, et nad nagu Inglismaa vastu seal madistasid, minu jaoks see oli nagu selge, et on siuke derbimäng, see on okei, et seal kaklevad ja võitlevad, aga see, mida tuldi nagu finaali tegema nagu kõige suuremas sellises see oli antijalgpall ja just see, no ma räägingi, et mida ma ka kommentaare ütlesin, et üks asi on see, et sa mängid nagu vea piiri peal, oled natuke nagu agressiivne, aga noh, nende ju kõik momendid lõppesid sellega, et pärast viga mindi haiget tegema, oldi ebasportlikud, mis pärast lõpuvile toimus seal Paredes, mis tegi seal abitreenerid, asjad. Noh, see ei ole mitte kuidagi nagu aktsepteeritav ja kuidagi nagu veider oli nagu seda, ma ei tea, nende sükest nagu kaitsmist nii FIFA poolt või mujalt kuskilt nagu läbi lugeda, et minu jaoks see oli ikka nagu ikka šokeeriv, jah. Aga kokkuvõttes ma ütleks, et no Messi oli ju vägev, Messi oli MM-i üks parimaid jalgpallurid. Nüüd tagantjärgi me teame, Messi isa lahkus ka meie seast, et see, mis emotsiooniga Messi seda turniiri mängis, see, kuidas Argentiina ühtsena ennast hoidis, see oli äge. Aga lihtsalt see, mis seal finaalis lõpus juhtus ja see kuidagi see võib-olla veidikene jättis oma märgi maha. Väga selge ja aga oleme ausad ka Messi puhul. Mina isiklikult ei arvanud, et Messi võiks sellist turniiri teha. Ma uskusin, et ta kindlasti mõned väravad lööb, ma uskusin, et ta kindlasti tõmbab niite oma nagu mängu tarkusega, aga ma ei arvanud, et ta nagu jätkuvalt tassib ja ta nii jõhkralt skoorib. Ma usun, et see oli see emotsionaalne sidega selle isaga, et ma arvan, et seal võis ka see puust olla ka tal juures nagu. No igatahes midagi veel nagu kätte saada, aga noh, samas ma mäletan, ma ütlesin finaali järgselt, et Argentiina oli MM-i kõige halvem finalist ja mõned siin sõbrad tuttavad nagu toetasid seda ja mõned ütlesid, et mis sa räägid, et me vist ka natuke stuudios seda põrgatsime, meil on väga selleks aega, aga tagantjärgi, kui ma nagu mõtlen, et keda nad pidid play-offis edestama ja kui raskelt see tegelikult tuli, siis nagu ma isegi nagu kirjutaks korda 2 sinna alla, et ma ei tea, kas toona nagu selle peale jõudsid mõelda või mis su tunne nagu selles valgus on? No päeva lõpuks nad võitsidki ju Inglismaad ja finaalis kaotsid ju Hispaaniale, et kokkuvõttes play-offides suuri vastaseid ei olnud kalagrupis suuri vastaseid, et tuldi väga lihtsalt läbi, et see on see ju uus turniiri formaat, kus on rohkem meeskondi, rohkem mänge ja võib-olla ongi nii-öelda lihtsamaid vastaseid on ju. Samas me võtame Hispaania koondise, esimene mäng Rohenemise saartega 0-0 viiki, et sa peadki neid nõrgemaid ka võitma ja näitama nende vastu on ju head mängu. Aga ma olen mingi määral nõus, et see Argentiina oli läbi aegade üks kehvemaid MM-i finaliste. No ma arvan ka just ka see, kuidas nad sinna finaali tulid mängima, et ikka ju ei saadud seal löögile sisuliselt mängu lõpuni. Alles mingi 110 minut tuli siin peale. Midagi taolist teha, et selles suhtes nagu päris hullumeelne mõelda, et nii nagu kõva punt ja täitsa niimoodi. Aga ma arvan, selle peabki pigem pöörama nagu Hispaania poolde vaadatuna, et see jalgpall võitis ja kõik see, et kui hästi nad meeskondlikult mängisid ja ma jalgpallitreenerina olen ka väga suur nagu meeskondlikkuse nagu siuke fänn ja see, mida nagu Hispaania pakkus nii kaitses kui rünnakul ja oleme ausad, tegelikult ka nende ju võistkonna, mõtleme Jamalli peale asjadele,
ei olnud niimoodi, et ka keegi nagu hullult oleks säranud, et hästi ühtlane selline performance läbi turniiri nagu ja tegelikult ükskord vendi, kes nagu hullult lööks või teeks, nagu pigem oli vähe. Pigem oli vähem, sest et oligi meeskondlik ju nii-öelda kollektiivselt mängisid väga head jalgpalli, on ju, et neil oli väga kaitse, väga keskvõli ja rünne, et niisugust suurt superstaari olnud. Turniiri järgselt kõige suuremaks superstariks otsus Ferran Torres, on ju, kes lõi finaalis värava ja nüüd siis käib kõik need USA show'd läbi, et nüüd on suur superstar valmis ja suudab isegi Barcelonale ei öelda ja läheb vist hetkel BSG-sse, on ju. Et tema tundus, et sai kõige suurema selle egopaugu, aga muidu Hispaania see mäng, mida nad pakkusid, oli kõige ilusam ja ma olen jätkuvalt selles paadis, et hispaanlastele kõige suuremat vastupanu osutus Portugal, et oled sa minuga nõus? Ja mingit pidi küll, et tegelikult ju Prantsusmaast rulliti üle, Argentiinast rulliti üle, et see tõesti oli niisugune võib-olla kõige, ma ei oska öelda, nagu väljakutsuvam mäng nende poole pealt. Et ei, nõus, aga Hispaania puhul ka, et sa ütlesid ka, et üks värav, eks ju, lööda neile, keegi mitte kunagi MM ajaloos pole, eks ju, nii vähe lasknud. Sul on noor paugu parsi taga, et mis nagu mängijatega ka tuldi, et nagu ma olen nagu veidike üllatunud sellist Hispaania võidus just see, et nagu ma arvasin või eeldasin, et MM-i võidab ja mida näitas ka nagu see turniiri algusfaas, mõtled, kuidas Prantsusmaa laksutas, kuidas Norra laksutas, kuidas Kein laksutas, et sa vajad nagu rohkem vendi, kes koorivad ja tassivad. Et ütleme, ju Oyarzabal nagu lõi, aga tegelikult ju mujalt... Mitte ülemäära. Jah, mitte ülemäära ja mujalt ka tuli nagu natuke tuli. Et ma arvasin, et äkki nagu sellega ei saa, et tegelikult kui EM-i nad võitsid, siis nad võitsid ju Williams hoos ja Mal hoos, tuli seal Olmo asjad, et natuke nagu kõik, et mul jäi mulje, et nagu natuke lahjem, et kas see on piisav nagu. Aga näed, tuli ära ja kollektiivselt jah, me saame öelda, et kõige parem tiim me võitis ju, et pole midagi öelda. Aga sina, kui Joel, ma tean, sa oled jalgpallis nii palju sees olnud, me teame, et varasemalt on olnud alati see, et keegi on MM-il säranud, kohe osutakse kuhugi suurde klubisse, on ju. Et kas see on selline trend, mis nüüd on pigem kadumus ära, kuna jalgpalli skaute on nii palju ja kõik näevad seda, on ju, jalgpalli, et kuidas see on, et kas sel MM-il oli keegi siuke mängumees, keda keegi varem ei teadnud ja nüüd läks kuhugi suurde klubisse? Väga küsimus, ma kuskil vist turniiri ajal ka sõprusseltskonnaga küsisin neilt või mõtlesin ja päris keeruline oli mõelda just sellist, et keegi, kes oli nagu mees metsast ja järsku on nagu jõhker vend. Et pigem ma ütleks, et oli vendi, kes juba olid hinnatud ja tõstsid oma väärtus. Näiteks ma toon välja siis Elliot Andersoni, kes juba läks suure raha eest, aga ta mängis ennast nagu veelgi rohkem suuremas pilti või mõnedele, ma ei tea, mingid muud, et tegelikult Haaland kõigi jaoks on nagu teadamees, aga ma arvan, muu maailm nagu teadis, et ta oskab lüüa ja nüüd nad nägid nagu sellises valguses. Või oli see, et kes on nagu tippjalkas sees, Bundesligas, Champas, näeb, aga nüüd jälle nagu veelgi suuremas selles. Ja ma ütleks, nemad panid kõik omale 10, 20, 30, 40 milli juurde. Haalandi puhul üldse oli see, et ta oli kõige suurem trend MM-il ja et ta ju sai nii-öelda üle öö maailma kuulsaks kokkuvõttes. Me kõik jalgpalliski ennast teadsime Haalandit on ju väga hästi, et ta suudab lüüa väravad ja ta ongi maailma üks parimaid ründajaid, aga nüüd terve maailm sai Haalandist teada, milline inimesena ta üldse on väga siuke hambal. Mul kuskil jooksis sisse video, et Haaland on kuskil selle kaatri peal puhkamas ja siis on turistipaadid käivad nagu tuuakse Haalandi seda paati vaatama, siis Haaland lehvitab seal ja lähevad edasi, et see näitab, kuhu see mees on jõudnud. Artist, aga kui sa küsid, et kas nagu keegi, et mis see tähendab tänapäeva jalgpalli mõistes, siis ma arvan, vastus ongi see, et kui vanasti neid teemanteid, keda poltud leitud kuskilt Lõuna-Ameerikast või Aafrikast, et siis see MM oli nagu see lava, kus seda nagu nähti ja kus tulid need mehed. Aga nüüd tõesti see scouting juba noorest peale, kogu see nagu datamaailm, et need tegelikult jooksevad päris kiirelt sisse ja suure tõenäosusega need parimad pojad on juba ära napsatud siis sinna nii-öelda kas mingi tippklubide juurde või nende radarile, et seda nagu üha vähem juhtub, et tegelikult ju siukseid päris keeruline mõelda nagu kellest sa varem ei teadnud, kes ennast nüüd nagu täiesti nagu pilti mängis või niimoodi. Inimesed, kes on jalgpallis käinud sees, nemad saavad ju aru vaata, et neid väga pigem ei olnud, et neid oli väga vähe. Et aga jah, muidu laiam jalgpallimaailm on muidugi, et neid mängumehi oli, Saibari, kes mängis Hollandis, on nüüd Bayernis, Ayoub Boadi läheb Prantsusmaad, läheb Citysse suure tõenäosusega, et neid mängumehi on muidugi. Aga pigem ju meie nagu, kes oleme jalgpallis sees, me ju teame neid, on ju. Aga kokkuvõttes me ikkagi võime öelda, et MM on suur hüppeplatvorm kõigile. Muidugi. Ja tegelikult ma arvan nagu MM, mina olin skeptiline selle suure mängijat või selle võistkondarvu osas ja nagu jalka osas, et mis see kuumus teeb ja niimoodi, aga tegelikult me nagu nägime päris ägedaid mänge, nägime ägedaid comeback'e ja see nagu jalgpalli kvaliteet on ikkagi väga selgelt ühtlustunud.
nimetame siis suvariigid, suvapundid mängivad ka väga head jalkat. Et nagu jalgpalli mõttes oli nagu üks päris äge nagu spektaakel turniiri algusest kuni lõpuni, et ma kartsin, et võib-olla mingid play-off mängud lähevad isegi nagu siukseks kinnisemaks või robustsemaks, aga tegelikult nagu mängiti lihtsalt kihvti jalkata. Ja sa jäid turniiriga rahule? Pigem küll. Noh, ütleme, oleme ausad, ma arvan, kõikidele eurooplastele see öine värk oli nagu väljakutsev, eks ju, et sa ei saanud nagu täit naudingut, mida sa oleks saanud tava nii-öelda aja raames. Aga suures pildis küll. Kuidas sina? Ma jäin ka väga rahule kokkuvõttes, et noh, kuna meie jaoks oli see turniir vähe teistmoodi ka, et saime seda kajastada, siis see endis ka oma vürtsi sinna juurde, et aga muidu turniiriga ma jäin ka väga rahule, et pigem ma ikkagi ei saa neist aru, kes ütlesid, et see venis ja minu jaoks veninud tegelikult, et 4 aasta tagant kord selline suur turniir tulebki nautida ja võtadki sellest maksimumi välja, et aga pärast seda turniiri räägiti, kui me korra oleme seal MM-i ja suurte numbrite juures, et kas, eks ju, praegu oli 48, et tõsta seda siis 64 peale, et lihtsalt seda kandepinda suurendada. Aga tegelikult mulle meeldis see mõte, et mida see nagu võtaks ära, oli siis see, et tegelikult kui me mõtleme, et kui oleks 64, siis saaks niimoodi teha, et igast grupist läheb 2 parimat edasi ja siis ongi alagrupis on ka sul elu ja surma peale, sest praegu elu näitas, et sisuliselt enam-vähem seal oli vist ju 8 punti 12-st, äkki ma just. Kes said 3. kohaga edasi, ehk me räägime tegelikult nagu väga vähe punte. Aga noh, keegi ei taha ju minna 3. edasi, sest siis sa mängid ju alagrupi võitjaga. Aga elu näitas, et seal see 3. kohaga ja sa võitsid kukkuda nagu sinna mugavatesse pooltesse asjadesse ja tegelikult sul ei olnud niisugust nagu pinget või paanikat, et sa teadsid enam-vähem, et okei, me suure tõenäosusega esimese 3 sees lähme ära. Ja suurematel riikidel eriti, vaata neil vahet ei ole kokkuvõttes. Täpselt. Et see osa mulle ei meeldinud nagu spordimehena ka, sa tahad, et nad oleks seal et ikkagi võidelge siis ka juba seal alagrupi faasis selle parimate kohtade nimel. Aga kui sul on valida, kas 32 või 64? Ma ei tea, mina ei mõtle isegi, et sa mõtled 32 või 64 nagu... Oli 32. 48, varem oli 32, nüüd on 48, et okei, turniir läheks nagu suuremaks, võib-olla tuleks nagu veelgi nõrgemaid, aga praegu need nõrgad näitasid, nad suudavad nagu mängida. Et siis on lihtsalt küsimus, et kuidas see ära jaotatakse, et kui sul praegu põhimõtteliselt kogu Lõuna-Ameerika saab peale, enam-vähem Aasia parimad saavad peale, mõned Euroopat saaks suurendada, et siis küsimus on, kelle nagu arvelt see asi nagu tuleks. Et ma nagu otseselt ma ei tahaks, et see suuremaks läheks, aga mulle isiklikult see 3. koha värk nii palju ei meeldinud. Ei, see 3. koha asi pigem jättis ka oma märgi, et negatiivselt on ju, et suurematel riikidel oligi võimalus võtta vabamalt. Et Hispaanial oligi tõesti Chile esimene mäng viiki mängida, okei, need ülemängud võitsid kõike seal, aga ikkagi sul on veidikene pinge vabam, on ju. Et kui on kohe elu surma peale mängud, siis see oleks ägedam. Võib-olla üldse 3 alagruppi 1 vaid saab edasi, et see oleks veel ägedam, on ju, et aga võib-olla see on juba liiga karm, on ju. Aga ma arvan, MM-ist edasi, kokkuvõttes me mõlemad jäime rahule, oli äge turniir ja loodetavasti 4 aasta pärast tuleb vägevam ja veel vägevam, on ju. Aga Eesti klubidel hetkel ju meil on veel võistlust tulles Paide-Linna meeskond ja Tallinna FC Flora, Levadia Kalju on välja langenud, aga me võime öelda, et Eesti tippklubid ju näitasid eurosarjas vägevalt hambaid ja mis meil kõige tähtsam on ju need koefitsiendi punktid ja me tegime hea tõusu. Jah, ma olen meeldivalt üllatunud, et just see, et me oleme suutnud mänge võita, ehk lihtsalt sportlikus mõttes võita, pluss nende koefitsiendide punktide mõttes võita, et see, kui nagu veenvad me olime avaringides teiste riikide klubide vastu, et see tegi mulle kõige rohkem head meelt, et vahest ka sealt on tuldud niisugune nibin-nabin läbi, et seal me olime nagu visuaalselt paremad, me olime seisude mõttes paremad, et see tegi mulle nagu head meelt. Kui me ütleme nagu järgmiste voorude peale, muidugi seal olenes ka natukene vastasest, aga et ka sealt me suutsime olla niisugused võrdsed või siis isegi nagu ära võtta ja kui me mõtleme nagu veelgi edasi, mõtleme Levadia versus Rootsi, Paide versus siin Austria, et ka need nagu suured mängud, suured vastased, me oleme olnud nagu piisavalt siuksed nagu viisakad või decent, et no me ei lähe lihtsalt istuma, vaid me läksime mängima, mõned mängud, nii Paide läks mängima ju Rapidi Viini vastu ja Paide või see Levadia mängis ju Göteborgi vastu ja Levadia oli väga lähedal edasipääsule. Paidel jah kodus nüüd läks lõpuks ju nahka, on ju. Aga mina saan öelda, et minu kõrval istub mees, kes on Eesti jalgpalliga ajalugu teinud, et sina jõudsid ju alagrupi Floraga, et see on nagu, et ma oma peas hakkasin mõtlema, et kui Flora oleks praegult see Flora, kes oli on ju 6 aastat tagasi,
ma arvan, ei oleks kahtlus ka, et Flora praegult ei jõuaks alagrupi, et ma näeks Florat kindlasti alagrupis praegu. Sellise loosiga kindlasti, et ma olen seda varem öelnud podcastis, ma olen seda varem öelnud sõpradele, et see euro mõistes see loos on lihtsalt nii ülioluline ja noh, toona meil oli tegelikult pigem oli väljakutsuv loos, lihtsalt me suutsime selle esimese mängu, kuna me olime asetatud, me suutsime võita Malta punti ja siis meil tuli ju Leegia Varssav, väga tugev, meil tuli Omonia, kes tegelikult on väga tugev ja tegelikult play-off'is viimane Shamrock, kes on olnud ka siin põhimõtteliselt kas siin alagrupis sees või seal piiri peal, ka tegelikult tugev vastane, et me tulime ikkagi ka päris tugevast sellest läbi ja Omonia toona me läksime ka penaltite peale, aga see selleks. Aga noh, oleme ausad, praegu tõesti Floral siin olnud pigem niisugused nii-öelda väiksemate riikide meistrid ja noh, et siin avamäng see seal Andorras nagu kaotati, on nagu väga valus, et väga suur võimalus. Ja ma mäletangi üks aasta, kui me Floraga mängisime, meil oli kõigepealt Poola meister, kes oli väga tugev ja siis kukkusime nende vastu välja ja tuli vastu Rumeenia meister. Et noh, et seal võib tulla sul nagu täielik ebaõnn ja see võib olla nagu väga hea teekond. Et selge see praegu tõesti Floral see nagu potentsiaalne võimalus on nagu olemas. Aga ma arvan, mis tuleb ka nagu ausalt öelda, et nagu need Flora võistkonnad praegune ja toonane on nagu ööpäev minu jaoks ka, et ja kas mitte ei olnud enne, kui te jõudsite ju sinna alagrupi faasi, enne seda jäite play-off'is siis täpselt välja? See oli siis vist Euroopa Liiga play-off'is äkki, mängisime Dinamo Zagrebiga. Ja penaltitega või midagi? Ei, seal me jäime tavamängus, see oli COVID aeg, seal oli ühe mängu siis tulemusel, et võõrsil mängisime, mäletan suht pooltühja tribüüni ees seal. Aga jah, ikkagi siis ka ju väga vähe ei puudu, aga praegu see loos on ju ikkagi väga soodne, et tegelikult ma ütlen, Floral ei ole midagi läbi, et Andorra meistrit on võimalik kodus võita vabalt 2-3 väravaga, miks mitte, on ju, loodame ja hoiame pöidlaid. Paidina meeskond mulle väga sümpatiseerib see, kuidas nad mängivad neid euro jalgpalli, et see on ebareaalne, kuidas nad seal Pärnus pakivad sellest tata täis. Seal ise sai ka käidud ja see vibe on seal üliäge ju, et käisid ise ka ju, et oli äge ju. Ma olen nõus, tõesti see Pärnu ja Paide, see kuidagi on tõesti ja tollel hetkedel need ilmad olid ka väga mõnusad, et siis kuidagi näed, see inimesed naudivad seal ja nagu mis ma arvan Paide ka varasemalt on ja sellel aastal, et nagu sa ütlesidki, et nad kuidagi selleks euromängudeks nagu mobiliseerivad ennast, mingid mängijad suudavad siukse, kas siis ennast nagu rohkem kokku võtta. Kuidas võetakse jalad kuvalt välja? Ja, et on tehtud mängu, aga noh, jällegi, et ma ütlekski, pean ka aus olema, et see näiteks see Leedu võistkond, kelle vastu nad mängisid, noh, see ei jätnud väga head muljet, et pigem eriti just nagu Pärnus mängides, et sealt pidigi edasi minema, noh, see aserite punt. Seal Paide oli outsider, väga selge outsider ja tegelikult ei oleks midagi hullu olnud, kui oleks välja langetud, on ju. No pigem oligi, et ma ütlen, kodus mängiti väga sümpaatne mäng ja mõtleks oli isegi grammikene nagu paremad, aga noh, võõrsil oli ikkagi päris jõhker kannatamine ja natukene nagu ka vedas, et sealt... Oja Manieri different gravy tuli peale ja tehti ära. et seal väravaht ja niimoodi, aga ma ütlengi, et ka oma kogemusest, et seal mingid mängud sa peadki kannatama ja peabki joppama, nagu, et see on ka osa nagu Euroopa edust, et see tuleb ka nagu välja teenida. Me saame tuua, et Paide oli nagu Argentiina MM-finaalis. või pigem mitte. Mis kujul nagu, et võib-olla jah, natuke võib-olla teeme kellegi ühte või teist liiga, ma sellest igaks üks alla ei kirjuta. Aga noh, ütlemegi, et see viimane mäng mõeldes Rapidi peale, et seal ma just mõtlesingi, et milline on see nagu Rapidi hoiak siia Tallinnasse tulek, et tegelikult Rapid mängis küllaltki nagu lihtsalt head mängu, hoiti päris kõva tempot, kogu aeg see pall liikus, prooviti läbi selle nagu luua ja nagu Paide suures pildis tuli nagu toime, väga mingit nagu šansse või niisugust agooniat ei olnud, aga ma arvan, et seal see Rapidi peatreener ütles hästi välja, et mitte see viimased 10 minutit ei killinud Paidet, vaid see kogu eelnev mäng, et ma sellega olen nõus, et seal on nagu kahte pidi, et nad tõesti hoidsid seda tempot ja pluss olidki seal mingid vahetused kaitseliinis ja niimoodi ja see on ikkagi nagu psühholoogiline nagu moment ka, et selle 2-1 pealt sa oled nagu nii palju sisse pannud ja sul toimub niisugune väikene nagu murdumine. No see oli kollaps kokkuvõttes. Et siis natuke nagu jah, liiga kergelt, et seal lähed 1-1-ga, 2-1-ga sinna võõrsile, sul on veel nagu niisugust, mille peale mängida, aga nüüd on ikkagi, oleme ausalt läbi. Nüüd on läbi, aga jah, ma räägin, et see, kui võtta see üldse mängu peale kokku, siis see oli päris vinge, mis meil oli üle 5500 inimest, on ju, A. Le Coq Arenal. Okei, Levadia tõi isegi üle 7500, on ju, aga seal oli ka palju Rootsi fänne. Aga et fännid, kes tulid selle mängu vaatama, nemad said selle emotsiooni kätte, see on ju põhiline, et kui jalgpallisõber tuleb staadionile, ta tahab saada melu, emotsiooni, draamat, nad said kõike. Et ja Paide oli ju mängus sees 80 minutit, see lõpus kollapsiks, okei, väga kahju, väga siiralt tõesti on kahju, aga jalgpallisõbrale, ma arvan, kes tuli selle mängu vaatama,
ja võib-olla lõpus jättis see on ju märgi, et see 4-1 saadi kotti, mitte 3-1 või 2-1. aga ma arvan, jalgpallisõbrale keskmisele see ju mängupäev oli äge. Muidugi, ja ma ütlengi, et nagu treenerina, ma arvan, pealtvaatajana need euromängud alati eestlastel on kuidagi nagu sellised erilised, ongi kogu see õigel statal treenimine, siis see suurem publiku huvi, külalisfännid, et öeldakse, kõik mängud on samasugused, siis tegelikult peab aus olema, et see mäng tekitab sul niisugust elevust, liblikaid, see on nagu eriline ja need on väga nauditavad ja tõesti see nagu sa ootad mängijana, treenerina neid mänge ja seda enam sa tahad neid nagu rohkem kogeda, edasi minna ja nagu häid asju teha ja publikule pakkuda, et selle koha pealt küll on nagu ma arvan, pealtvaatajatel on olnud nagu toredalt vaadata ja nautida. Ja see, et Paide lõi seal mängus värav, on ju see Taani Lutsu värav, see, kuidas sisse rammiti, see oli ka vinge ja see, kuidas A Le Coq Arena kõik kaasa tuli, et ma ikkagi ise olen selles paadis, et et me üritame siin ju Eestis jalgpallikultuuri luua seda, et on erinevad rivaliteedid ja see, aga kui ikkagi on need euromängud, siis ma olen küll selles paadis, et me võiks ikkagi kõik seista selle meeskonna taga, kes seda mängu mängib ja siis stati ju täis pakkida. Ja pigem küll ja mul on tunne, et seda on nagu olnud, et ise ka samamoodi ükskõik, mis mu varasem taust on, ma elan igale klubile kaasa ja loodan, et minnakse edasi, et see on nagu Eesti jalgpallile hea, see on nendele mängijatele hea, et ei, nõus. Me oleme nii väike ka, vaata, ja meil ongi nii palju tuttavaid sõpru ja kõik ja see, me peakski kõik peabki nagu minust ühendama ja kaasa elama selle. Kuigi minust vist Erko Jonne Tõuges kuskil intervjuus ütles, et kui ta käis Levadia mängu vaatamas, et nagu Levadia väravaid seled on nagu veider, et selles osas ma pean nagu nõustuma, et see natuke veider, aga samas kui löödi, siis ma olin väga õnnelik, et päris kodus särki nagu maha ei võtnud, aga midagi sellist. Et ja lähmegi äkki Levadia Göteborgi juurde, et vot sellest me isegi võib-olla kõige rohkem kahju, et tegelikult minu meelest see Göteborg ei olnud midagi niisugust, et me nüüd ei saaks seda meeskonda võita. Et ka neil oli päris palju praaki sees ja kui me sellest mängust veel sisse lähme, siis need penatid olid ka minu meelest täielikult naljanumber, on ju. Et seal Valner korralikult tassis Levadiat, on ju, oma penatitõrjetega, aga ja siis päeva lõpuks oli üldse see, kuidas Rootsi fännid need pellikud ju maha tagus, on ju, aga jah, ei jäänud palju puudud, Levadia ükski lasi saanud. Ja ma arvan, Levadiat tuleb kõige rohkem kiita selle hoiaku või mentaliteest, millega nad mõlemad mängu mängima läksid julgelt, enesekindlalt, eriti võõrsil, et eks seal ka on juba piisavalt kogenud mängijad, kes on nagu harjunud sellega, et euromängudes ka see kogemus, ükskõik on see eestlane, välismaane, vahet ei ole, see euromängu kogemus, sa tead, mis sealt oodata on, see on nagu ülioluline ja Levadia nagu seal ka, sa näed, nad ei pabista, läksid seda mängima, õigel hetkel pausid, las see publik vilistab. Et mulle võib-olla see nagu kõige rohkem nagu meeldis nende nagu mängu puhul, aga mis ei puudu? Aga ma ütlengi, et see, ma arvan, nagu tegelikult ütlesidki, et see oli võetav vastane just selles osas, et see Göteborg oli nagu halvas seisus kogu selle treenerivahetusega ja seda nagu õhkas, et nad ei olnud nagu enesekindlad või nad ei olnud niisugune nagu toimiv nagu tiim. Et tegelikult see on täpselt see koht, kus sa nagu ise vastupidi toimima tiimina nagu võiksid või peaksid nad nagu ära murdma. Me teame, et Levadia on ju väga hea soospärat olnud Eestis ka euromängudes. Minu jaoks oli see ikka küllalt, et me ei saa sellest. Puudu jäidki, ma arvan, need lihtsad eksimused, et kui sa mõtled, kuidas nad seal viimase minutil omale lõid, mis võib-olla penalteid nad nagu kinkisid, seal ka kohtuniku natuke tuleb otsa vaadata. Veidi oli abi. Aga selgelt, et sa teed ise mingid jamad, et euromängudest sa pead selle eksimuste limiidi või eksimuste arvu põhimõtteliselt nagu nii minimaalseks viima ja seda nad nagu tolles mängus ei suutnud. Aga seal oli tegelikult šanss minna edasi. Need Rootsi fännid, see Rootsi jalgpallikultuur, see oli ju väga äge. See, mida nad seal 9 minuti järjest tagusid, et see oli äge, et selle vastu ei saa, et see on see, kuhu ma arvan, meie ka Eesti jalgpalliga võiks ju liikuda, et nii koondise mängudel, nii klubimängudes, aga eks meil on pikk tee veel minna. Ma arvan, et see Rootsi fännikultuuri pool ongi huvitav, Rootsi on läinud ka päris kirjuks kogu oma kultuuritaustaga, aga et ka juba kui Karol Mets seal Aigis mängis, siis ka seal ju põhimõtteliselt iga kord täis maja ja hullumeelne derbid seal täiesti täis pakitud. Mõtled, et nii lähedal tegelikult ju meile. Ma tahtsin öelda, et see on nagu tegelikult samasugune kultuur, aga möllavad teevad, et ei ole need rahulikud raamatukoguvad. Samas lähed Norra, seal pigem on see raamatukogu ja mõned üksikud. Et kuidagi Rootsis on see asi nagu väga vingelt käima saadud ja tõesti tuleb ainult nagu kaabut kergitada. Ja käime Kalju juures ka läbi. Kalju jõudis ka tegelikult ju väga hästi tõstis neid koefitsiendipunkte ja isegi viimane mäng tegelikult võideti. Aga seal Iirimaal see mäng natukene läks, ütleme välja lappama, aga ma räägin, kõik Eesti klubid ju tegelikult väga tipp-topp ja see, et need 400 euro koht püsiks, on ju peamine ülesanne.
jah, ja noh, siin eks ju praegu on ta vist seal enam-vähem piiri peal, pigem kontrollil, aga korraks jah, võib-olla Kalju juures, kui me ütlesimegi, et see enda eksimuste hulk tuleb viia nagu minimaalseni, siis noh, toona seal võõrsil seda ei suudetud teha ja seetõttu seal nagu ka lappama läks, et sellest lihtsalt natukene kahju. Hetkel jah, meie saatepäeval siis on see, et Flora on meil 0-2 taga, Paide 4-1 taga. Kas sa näed, et Flora võib veel edasi minna? No ma väga loodan, aga ma eeldan, et nad peavad lihtsalt tulema niisuguse nagu kohe kaaspõhja, et kui tullakse sinna nagu vaatama, luurama, mul on tunne, et see, ma ei välista, kui see Andorra punt ka hakkab niisugust natukene, kuidas ma siis viisakalt ütlen, nagu jobu mängima seal ja asja nagu lõhkuma, et Flora ei saaks seda rütmi, aga siin ei ole nagu midagi hoida, et siin on vaja kohe täispangale, et noh, samas nagu 2-0-ga sa tegelikult saad, see esimene on vaja kätte saada, siis sul hakkab see asi nagu jooksma, et mida kauem sa esimest ootad, seda keerulisemaks ta läheb, aga noh, selge see, et nagu peab proovima, sul ei ole midagi kaotada. Just, loodame, et neljapäeval A. Le Coq Arena siis pakitakse täis. Läheme siis, jätkame veel eestlaste lainel, üleminekud eestlaste puhul. Teame, et Cardia Copain nüüd ametlikult siirus siis ju Londoni Arsenalist Bremeni Werderisse. Tundub hetkel, et esikinnas, kuigi toodi ka ju Austria koondise väraht ka MM-ilt ära endale ja tundub, et seal ju värahti treener tõi ka välja, et Hein on esikinnas ja need 2 mängu, kui ma räägiks neist eelmisel hooajal St. Pauli vastu ja Müncheni Bayerni vastu, siis ma ei tea, jättis väga hea mulje juba toona. Mul alati väga hea mulje jätnud, mina näen, et Heinast võiks saada top 10 väraht maailmas kunagi, et nii nagu ta jätkab, et me teame, et üks töökamaid Eesti sportlasi üldse ju. Ja ma kirjutan sellele alla, no ütleme, mis Karli puhul ongi oluline, et mis sest, et seal toodi juurde, ma arvan, et ta on ise piisavalt 2 jalaga maa peal, kui töökas, ta teeb oma asja väga hästi ja ma arvan, mis võib-olla tavainimene, kes näeb võib-olla koondise mängu asju, siis ongi see, et see nagu Karli see keskmine tase, mis ta ongi nagu Arsenalis ja mujal saanud, see on tegelikult nagu väga kõrge ja ka maailmameistrus väga kõrge ja tegelikult selliseid asju, kus ta nagu väga kergekäeliselt nagu eksiks või teeks nagu rumalusi, noh, see on väga väike, noh, ma näen ju seda nii trennis kui mängudes, et ta suudab kogu aeg nagu väga kõrge taseme igapäevast välja mängida ja ma arvan, see tema nagu fenomen on. Ehk ma nagu usun, et kui ta nagu alustab küllaltki nagu hästi või stabiilselt, siis see nagu enam-vähem see nagu nivoo tal on nagu püsib ja eks ongi oluline, et seal tiim õnnestuks ja niimoodi, aga ma tean, et ta on kindlasti nagu väga näljane pärast eelmist hooaega, kus seal noh, võib-olla ei saanud seda võimalust, mida ta ootas, et ma arvan, tal see nagu tahe ja soov tõestada, näidata on nagu väga kõva ja oluline on lihtsalt, ma arvan, ta terve püsiks. Jah, soovime Hiinale jah, palju edu ja andke agu, et 28 august Saksamaal siis klubi jalgpall pihta läheb liigaga karikamängudest juba varem. Rocco Robert Chain, vot see üleminek, ma arvan, meie siin jalgpallisõpradele kindlasti väga palju jälle rõõmu valmistas. Mees liikus siis Inglismaa esiliigas Championshipi Portsmouth ja juba debuteeris ka ju karikamängus West Hami vastu, et kuidas sa hindad seda üleminekut nii-öelda 5 palli süsteemis, et täitsa top ju? No väga äge, et minna Inglise jalgpallikultuuri, minna Championshipi, no väga vinge ja selle üles nagu hea meel, aga no lihtsalt ongi, et see, kes on rohkem Inglise jalkaga kursis, siis see noh, Championship, kui nagu on erinevad Euroopa tippliigad ja mingid asjad nagu on seal loogilised, siis ma ütleks, Championship on täiesti eraldiseisev üksus oma mängude arvu poolest, kui ma eksi, kas see on 46? Midagi sihukest. 46 mängu vist, et seal on täiesti nagu, noh, see on nii tihe, sul on põhimõtteliselt iga kolmapäeva mäng, sul on need karikad, see on väga füüsiline liiga, väga võitluslik liiga, et see on nagu väga tummine andmine nagu igast päevast, et kui sa võib-olla muudes liigades asjades saad sa natuke nagu mängida, et vahepeal võib-olla on rahulikum, võib-olla lihtsam vastane ja sa nagu oled sükses selles, no siis seal on see otseses mõttes sul kaaspõhjas, et nüüd ongi äge vaadata, et kuidas Rocco nagu välja ujub sealt, et Roccol ma arvan, see nagu võimekus, tehniliselt, füüsiliselt on kõik olemas, aga just kuidas kõigest sellest rallis, pinges, möllus, survest nagu vastu tuleb, et see on tema jaoks, ma arvan, uus väljakutse. No Portsmouth on väga ajalooline klubi ka Inglismaal, et ei ole lihtne koht, kuhu nii-öelda kohe jalaga uks lahti lüüa, aga me soovime Roccole edu ja ma ei tea, mulle tundub küll, et hetkel, et seal võiks asjalood hästi minna ja juba tundub, et lähevad ka, et fännidele juba väga meeldib. Ja on ongi, et see oluline, et kuidas see nagu algus endale läheb, et mis su siuke enesekindlus on, kuidas sind vastu võetakse ja noh, lõpuks pead sa nagu tiimile ja treenite ennast tõestama, et see on see, mille ümber on vaja nagu asi luua. Räägime ühest Viljandi meest ka, Karol Mets siis liitus St. Paulist Bochumiga, hakkab siis pallima nüüd Saksamaa esiliigas.
kuidas sa hindad seda, et no vist pigem, kuidas ma ütlen, keskmised jalgpallisõbrad võib-olla ootasid, et võib-olla Mets läheb nüüd kuhugi nii-öelda raha teenima või siis ikkagi jätkab kuskil top 5 liigades ja võib-olla Karol ise ka vist, ma eeldan, et oleks nad jätkata on ju kuskil kõrgemal või see oli see lepingu seal asjad, et aga Bochum tegelikult väga okei koht. Ja eks ma ütlengi, selles jalkamaailmas ongi lõpuks see asi, et mida sa pead eriti mängida, võib-olla mis taustal ei tulegi, et okei, üks asi on see, mida sa soovid, üks asi on see, mida sul võib-olla kuskil kuulujutud on ja mis sul reast ka laual on ja vahest on ka see, ütleme, see mingi ajaline joon, et kaua sa saad oodata või mida teha, et kui sul on mingi hea pikkusega leping heade tingimustega, mis sulle sobib, noh, et siis kaua sa ootad või loodad. Et ma arvan, Karol läks niisuguse nagu kindluse peale, ta teab seda liigat, ta teab, et tal on seal head tingimused, ta teab, et see on nagu hea klubi, et selles osas ka nagu Bundesliga 2 jällegi, kui me räägime nagu, et on mingi eraldiseisev asi, et kui ma eksi, kas ka ju Bundesliga 2 on oma tendentsi poolest kas äkki top 5 mingitest kõrgliigadest nagu on nagu eespool ehk seal on nagu iga mäng sul on staita full ja siis lauldakse see jalkakultuur ja see lihtsalt Saksamaa on nii suur, et seda mäletan, kui ma vaatasin ka, kui nad St. Pauliga tõusid tollel ajal neid mänge, noh, et seal on nagu kõik mängud on nagu ülivõrdsed, kõik võivad kõiki võita, et see on nagu teistpidi äge jalka, et samamoodi sa pead olema iga päev nagu gaas põhjas ja nagu ma arvan, siin midagi nagu häbeneda ei ole, see on väga kõrge jalgpallitase, hea võistkond, et nüüd on ka oluline, et püsiks terve ja saaks jalad alla. No nagu me ennist rääkisime ka see Rootsi jalgpallikultuur, siis no ma arvan, Rootsi jalgpallikultuur üritab minna sinna, kus on Saksamaa, on ju, et Saksamaa see fännlus, ma arvan, see ongi top 1. Kindlasti. Et ja seal see esiliiga ja seal madalamad liigad, et ise kui olen rääkinud Patrick Kristeliga, siis ta on ka rääkinud, et seal ka madalamad liigades on ka ju fännid on ju seal kõik selle taga kogu aeg, et see on päris hea, mis seal toimub. Ja ma ütlen jah, ma mäletan, me käisime nüüd veebruaris, oligi St. Pauli ja Werderi mängu vaatamas, et noh, täpselt istud seal nende ultrate koha peal, noh, ma ütlen, et mina jalgpalliinimesena ka, ma vahepeal jäin neid fänne vaatama ja seda kananahkihul ja on unustanud nagu jalka ära ja ongi, ma ütlesin ka vist, et kui mingi tavaline jalgpallisõber tuleb, küsib, et kuhu võiks minna maailmas jalkat vaatama, noh, siis muidugi Inglismaa asjad on ägedad, aga noh, Hispaania, Itaalia oma nagu melu ja selles osas on nagu köki-möki, et kui on keegi tahab minna jalkat vaadata ja nautima, siis minge sõitke Saksamaale, Saksamaa Bundesliga, vahet ei ole, mis punt, minge Bundesliga 2, et see on ikka väga vinge. Ja ma olen nõus. Saksa mees, kes mängib ka Kuram, kes siis juba ka sai seal ju resultatiivsusega hakkama nii-öelda, et tõesti, et võib-olla tavaline Eesti jalgpallisõber isegi Kuram ei tea, et sa äkki oled Joel rohkem kursis, et milline on Kurami nii-öelda mängija profiil ja mis tema potentsiaal olla võiks? Ja ma olen temaga töötanud siis U18, U19 koondises, kui mul olid 2005 ja nooremad, kus ma olin siis peatreener ja tema oli siis nii-öelda aasta noorem 2006 ja ta oli juba tol hetkel väga talendikas, siis ma ta võistkonna juurde tõin. Et tal on võib-olla Eesti inimesed natuke on juba rohkem teda tundma õppinud, aga ta ongi siis niisuguse Eesti, Saksa, Maroko juurtega, Saksamaal peamist üles kasvanud, räägib ka puhtalt eesti keelt, kui ma eksi, kas ema oli eestlane. Et niisugune keskväljamängija, hästi mitmekülgne, küllaltki tugev, on läinud kabariidis suuremaks, suudab olla niisuguse driblinguga, luua, maha pöörata, et niisuguse väga hea tehnikaga. Ka selline loovmängija? Ja loovmängija, et noh, ta oligi mängis selles Herta duublis seal ja nüüd kuna miks see võimalus on tekkinud, et seal see Herta esindus, kui ma ei eksi, nad kaotasid suursponsori ja nad siis on nagu sunnitud justkui niisuguse, ei saa öelda päris säästurežiimiga peale minema, aga annavad noortele võimalusi ja noh, tema jaoks vahet ei ole, kes või mis, nagu, et kui ta saab selle võimaluse, on see nagu ülikõva ja see, et kohe avavoorus põhis olla, värava sööta anda, et loodame, et neid minuteid tuleb ja loodame, et saab juba siin võib-olla sügisel ka meid aidata. Ja me teame, et üks noor poiss veel, Patrick Kristal on saanud sinna Kölni esindusse praegu siis trenne sõprusmänge, et teame, et tema nii-öelda ülemineku jutt on kõige rohkem räägitud, et kas läheb laenule, kas ostetakse välja, kas jätkab Kölnis, et keegi meid ei tea seda ja ei peagi teadma ja seda me ei peagi sinna lahkama, aga ongi see, kuidas ta on sinna praegu esindusmeeskonda jõudnud, mängis ka ju Kurami vastu seal, ja tundub, et endal tal on ka seal väga hea, et ma ei tea, Patrickule ka ainult, et pangu hagu, siis võib-olla tema kahjuks räägib see, et Köln jätkab ikkagi Saksamaa kõrgliigas. Paraku küll jah, et noh, Patrickuga suheldes ka, et noh, nii palju võib öelda, et jah, taustal seal asju, eks ju, nagu toimub, nüüd ongi nagu oluline, mis klubid, kas saavad mingile kokkuleppele, mis talle sobib ja kogu see pool, et noh, ma arvan, Patrickul oleks vaja, et ta saaks mängida, möllata, ta on täpselt selline vend, kes seda vajab
et noh, kui see on nagu selle esinduse juures, noh, et kas ja kui palju ta saab sinna põllule, et tuleb nagu ka strateegiliselt hea otsus teha, aga noh, muidugi esinduse juures treenimine, mängimine, see on juba väga suur asi, et ta on selle, ma arvan, piisavalt hästi ära kasutanud. Eks nüüd lähinädalad tõesti näitavad, mis siin saab. Ja võtame ühe mänge veel, Kevar Valumets vahetas ka Slovakkias ju klubi, et liiga tihti Eestis niisugust asju või noh, Eesti pool ei näe, et vahetab seal samas liigas klubi on ju, et ja tundub, et ambitsioonid on selles uues klubis suuremad ja Kevaril endal ka ambitsioonid aina kasvavad. Ja no ütleme, et mis on nagu mängija puhul on oluline, et sa lähed nagu, sa tead, mis on see liiga, sa tead vastaseid, et sa ei pea hakkama kuskil nagu kohanema. Jah, sa kohaned uue võistkonna ja uue treeneritega, aga ja nagu ma aru sain, see klubi on tõesti ambitsioonikam, paremate tingimustega, et siis nagu miks mitte panna lihtsalt sammukene juurde ja selle sees, sest tegelikult see liiga on niisugune väga tugev, väga võitluslik liiga. Ja Kevari tõestas ka möödunud ajal ikkagi väga korduvalt ennast seal liigas, et oli seal sümboolses koosseisus ja mida kõike muud, et väraselt tuli ka kuhjaga, et kõikidele meie Eesti poistele soovime on ju, et pangu hagu on ju, andke edasi, et ma arvan, et tulevik on helge ja ei, äge, ma ütlen ka koondise nurgast vaadatuna, et sul on nii paljud mängijad on mingi sammu edasi teinud, mingi uus sihuke elevus, uus hingamine, et nüüd on ka oluline, et saaks põllule, saaksid heasse rütmi ja siis saab juba nagu edasi vaadata. Läheme siis välismängijate juurde ka, nende üleminekutest võib-olla kõige suurem ülemineku küsimärk on hetkesisuguses õhus, hetkel kui me lindistame on Rodri. Teame, et Rodri siin hetkel Real Madrid ja Barcelona soovivad tema allkirja saada Cityst. Kuna City endale soetas ju Elliot Andersoni rekordsumma eest, siis nüüd Rodrist on vaja nii-öelda lahti saada. MM üks parimaid mängijaid, Rodri, kes on Ballon d'Ori võitnud, no väga raske oli näha, et Rodri liituks Real Madridiga, kui samal ajal mängib ka seal Vinicius Junior on ju. Et mehed, kes siin omavahel nii-öelda olid tülis, et seal selle Ballon d'Ori aega, et see oli ka naljakas natukene, et ja nüüd räägitakse, et Rodri üldse kasutas Real Madridi ära, et saada lepingut Barsasse, et kuidas sa hindad seda Rodri nii-öelda käiku ja tegemist? Ja ma ütlen, ma alguses olin isegi nagu üllatunud või ma nagu ei mõelnud, et Rodri võiks justkui liikuma minna, et okei, kui Elliot Anderson tuli, aga minu arust nagu Rodri ja City on nagu kokku käinud, aga noh, ma arvangi, et siin see, kui ma eksiga, see järgmine aasta see leping lõpeb vist, et pluss nagu Pep läks, et siis noh, mõnes mõttes on nagu loogiline, et sa teed selle järgmise sammu või niimoodi, et noh, hiljem natuke jõuame ka Viniciusest rääkida nagu sellest ärakasutamisest siis teiste klubide näol, et noh, pigem ma näeks, mis ma arvan, räägib siis Barsa puhul, kui Barsa nagu oma rahaisad nagu korda saab, on see, et tal on juba sõbrad hispaanlased seal ees ootamas, kui me eks äkki 8 koondise kaaslast, kellega siin EM-il käidi ja vabast MM-il, et sa ka mängijana pigem sa tahad nagu seda Amigodega mängida ju. Amigodega, sa tahad seda mängijastiili, millega sa oled võib-olla nagu harjunud ja mis sulle on ka sobilik. Sobiks väga, Rodri sobiks ideaalselt Barsasse. Ma arvan, et Real Madrid vajaks Rodri-sugust mängijat. Realil ei ole seal keskel sellist mängijat nagu Rodri, aga Barsa, ma arvan, Rodrile sobiks, Rodri sobiks Barsa nagu sinna nagu pusletükki väga. Ja ma arvangi, et ta läheks trenni, ta juba põhimõtteliselt teeks samas asju, mis ta on terve elu harjunud nendega, et jah, kui ma oleks Rodri, kui ma oleks siis ta agent, siis ma pušiks Barsat ja see tundub nagu nii loogiline ja selles osas nagu ma nagu näekski, et pigem see on sinna suuna minemas. Pluss, oleme ausad, ma arvan nagu Rodrina, kui sa paned ennast Rodri olukorda, kui me hiljem natukene ka Realist räägime, sul on nagu Mourinho, sul on palju uusi vendasi ja niisugust teadmatust tegelikult on palju ju. Ei, seal on Reali puhul on hetkel väga palju teadmatust ja see, kuidas mingil määral see Real Madrid viimased 2 hooaega on selline ussi koobas olnud ka, et mädanenud see sats seal ja keegi ei tea, mis seal saab, et nüüd toodigi ju Mourinho sinna Arbeloa asemele, et võib-olla nähakse, et tema võiks see nii-öelda Vettelpäästi olla seal, no vaatame, Mourinho on korralik man management coach, et võib-olla Mourinho on see mees, kes suudab Reali ära päästa, aga võib-olla septembrikuus me räägime Mourinhost, et ei ole enam seda, et võib ka nii vabalt minna. No pigem on, korraks seda Barsa Reali põrgatades, siis sul on Barsana, sul on sama, et kui sa mõtled, et tal nagu City's oli siuke pere ja see Hispaania koondis siuke pere, siis see Barsa on ka rohkem sinnamoodi, et see Real tõesti on suht iga mees enda eest viimast aastat, nagu sa ütlesidki, et pigem draamat rohkem, et tõesti ma kuidagi, minu jaoks on siuke veidike nagu no-brainer, kui ma oleks siis Rodri. Lihtsalt ja varem seda Barsa juttu nii väga ei olnudki, kuna Barsa oli ju kõigi neid finantse üldse on. Me teame, et Real Madrid vist tahtis 60-ga, City tahtis natuke rohkem saada ja nüüd City küsib Bartsalt 80 miljonit, et väga-väga huvitav, et kuidas selle asjad käivad. Aga kui me läheme Reali enda juurde, siis Real Madrid üleminek aknal täielikult hullanud, Kukureia, Diomande, nüüd Vinicius jäi, seal tuli ju Dumfries tuli veel, et täiesti ju
ebareaalne suvi. Bernardo Silva, jah. Tasuta tuli ja Espi tuli tipuründesse, et ebareaalne. No seal minu jaoks võib-olla nagu jäin kahte asja mõtlema, et räägime korraks võib-olla selle Vinicius, eks ju ära, et kas sina... tema kasutas kõige rohkem või? Ja ma just tahtsin küsida, kas sina hakkasid nagu pabistama ka, kui see Arsenali jutt tuli? Ma pigem olin see, et müüge maha müüge maha see number 7 sealt, et ma olin pigem selles paadis, et kui Londoni Arsenal koputab uksele ja pakub sulle mingi 150 miljonit, miks ei võiks Real Madrid selle ära teha nagu, et eriti arvestades seda, et seal on Mbappé, seal on veel Bellingham, neid superstaari jagub ju, et ja Vini on ju Realis juba kõik saavutanud ka, et miks ta ei või edasi minna, et minul ei olnud selle vastu midagi, kui ta oleks ära läinud. Aga tundus, et Vini ikkagi pigem kasutas ära Londoni Arsenali, on ju, et oma nii-öelda seda kontrakti tõsta. No jah, et need mängud käivad paratamatult taustal, agentidel on plaanid seal, tegelikult seal võib olla ka, eks ju, tõsi taga, et on mõlemapoolsed tõmbed, lõpuks agent ja mängija nad teavad ise, et kui siiras see või mitte siiras see nagu oli, aga kas sa kujutaksid ette, et Vini oleks mänginud Londoni Arsenalis praegu? No, ma ütlen ka, Arsenalil tegelikult oleks olnud vaja, aga ma oleks just seda, et Arsenalil on vaja niisugust ääret, kes suudab ette võtta murda, et nad tegelikult on sellega kõige rohkem hädas olnud. Et sobiks sinna küll. Sobiks, aga ma lihtsalt mõtlesin, et Inglise liiga, see, kui kergelt laseb ennast nagu provotseerida või käima tõmmata, ma arvan, seal oleks olnud niisugune Cristiano Ronaldo noorusaegadel. Mingil määral niisugune vaibal, jah. Kus hakatakse kossi sõitma ja kiusama teda seal. Aga selles suhtes, kui me räägime nagu Realist, nüüd Mourinhost, ja varasemast, mis on siin toimunud, siis mina nii coach'ina ei mõista ja tegelikult eelmise aasta on näidanud, et nagu Vinicius, Mbappé, egodeks, staarideks, aga nad nagu minu jaoks on nagu jalgpalliliselt, nad ei toimi nagu nii hästi koos. Just selles valguses nagu mõlemad tahavad olla seal, nimetame niisuguses nagu vasaku ääre ründaja positsioonis. Ja Mbappé näitas tegelikult just võib-olla Prantsusmaa koondisest, et ta võib olla see puhas tipuründaja, jah, ta ujub ringi, aga ta kuidagi suutis olla nagu rohkem organiseeritud võrreldes sellega, mis ta nagu Reali eest tegi, siis ta tegi põhimõtteliselt kõike ja neil vahepeal nagu ei olnudki, eks ju, tipuründajad. Et minu jaoks nagu Vini ja Mbappé on liiga nagu minu arust nagu sarnased ja siis nad natuke nagu halvavad ja siis üritadki Bellingham seal kuskil vahel olla, et nüüd ongi, ma arvan, nagu Mourinho suur väljakutse on, et kuidas see reaalselt asetusena toimima panna, kuidas see nagu rollidega toimima panna. Ja nagu see, et sellest jah, nagu sa ütleski, et kui Vini oleks läinud, siis võib-olla mingid pusletükid oleks nagu loomulikult nagu paika läinud. Et ma isiklikult näen, et pigem on seal järjekordne pahandus soolas, kui nagu mingi edulugu. Ja võib olla küll, et mulle väga meeldis see, kui Ronaldo tõi välja, kui Kylian Mbappé oli Realis, esimene hooaeg pigem läks aia taha, kuigi ta oli väga palju väravaid. Ta oli ka möödunud hooaeg väga palju väravaid, on ju, aga karikaid ei tule ja see on see, mida Real Madrid tahab saada. Et Mbappé puhul oligi see, et ta peabki oma nii-öelda positsiooni seal muutma, et ta ideaalis mängiks vasakus ääres, on ju. Aga nüüd ongi see, et toodi see Jan Diomande, kes võib vabalt mängida seal paremas ääres, et mis 140 miljonit umbes tema eest lauale käidi, et see positsioon on paigas, nüüd et Vini vasakul paigas, Mbappé ründes paigas. Et kuidas edasi lähed, et Jude Bellingham näitas MM-il, et ta on jätkuvalt väga hea, et kuigi möödunud aeg ka kehva oli olnud ja me teame, et need sõprussuhted Mbappéga vist kõige paremad ei ole olnud, Mourinho üritab nüüd jälle sõbraks saada, et see jah, ma ei tea, see Realis ikkagi asjad on veidrad, et ma ei oska öelda. No ja samas, kui sa paned nüüd, et Diomande üksjär, Vinicius, vasakjär, Mbappé tipus, nüüd ongi, kas Bellingham on siis keskväljal või on ta seal 10 peal, tegelikult Inglismaa eest näitas, kui hästi ta suudab seal 10 peal mängida. Et kui sa mõtled, paned nüüd neli need mees sinna nagu paberil paika. Siis on all Tchouameni Valverde, et ma ei tea, paberi peal, ma ei tea, Wifad lähed mängid või Football Managerist tundub väga hea tiim. Aga kui vaatad päriselust, siis kuidagi ei toimi. Mina jäin just mõtlema üks päev siin, kui neid üleminekuid vaatasin, et minust kõige veidram on ju Dumfries ja Trent, et kuidas see nagu lahendatakse. Et seal peab olema ka korralik roteerimine hakkab pihta. Aga mõlemad tahavad mängida. Just. Et ja Dumfries on niisugune pigem wingback, vaevalt nad wingbackide peale lähevad, paremas äärde seda ei saa minna, seda ääreründaja ta ei ole. Ja siis toodi Marco Correa. Eelmine suvi toodi Alvaro Carreras 50 miljoni euro eest. Et ma ei saa ka sellest aru. Konate üleminekus ma sain aru. Mis sa mõtled Kukureia, et ta ei keri? Ei, ma arvan, Kukureia hakkab mängima. Ja Kukureia, ma arvan, on täpselt siuke vend, keda sa vajad, kes tuuseldab, kes on olemas, ta tegelikult näitas nii, et tema üle tehakse palju nalja, aga tegelikult... Ei, ta on väga hea. Kukureia ta oli MM-il ka üks parim hispaanlastest. Siis ongi see, et sa tõid eelmine suvi, tõid Benficast 50 või 70 miljoni selle Carrerase. Sa näitad sellega ise välja, et me panime sellega mööda. Okei, nad müüsid Fran Garcia 5 miljoni eest Betiisi. Et ma räägin, mädaneb see Real Madrid, ei oskagi muud öelda. Aga nagu see Dumfries Trent, et kas siis vaevalt ju Mourinho hakkab Trenti kuskil 6 peal kasutama keskvälja peale. Aga siis on juba nagu eos sisse kirjutatud nagu pahanduse. On.
ongi, et seal ongi pahandus ja ma ei tea, kuidas sa sealt välja tuled, et Dumfries 2 hooaega tagasi oli väga hea, eelmine aeg veidikene juba andis järgi, et ma ei tea. No Dumfries on väga selline ikkagi ühekülgne, ta on korralik wingback, hobune, kes tuuseldab, rooksab kasti, paneb krossi, ega ta rohkem väga midagi erilist ei tee, et nagu Trent, nad on nagu kaks täiesti öö ja päev oma mängustiililt. Aga kus sa Bernardo Silva paned? No Bernardo Silva ongi siuke liim, ta võib kõike mängida. Niimoodi. Ma pigem kasutaks teda keskväljal, kui on kõrval ongi Tšumani või keegi. Et aga selgelt nad vajavad siukest nagu playmakeri tüüpi venda. No Rodri oleks olnud see mängija, kes nii tundub loogiline, et kuskil keegi tegi hea nalja, et nagu Real Madrid on nagu see jõusaali vend, kes ainult ülakeha teeb, aga jätab jalad tegemata, et seal on enam-vähem, et kõik power on seal üleval, aga seal keskel on natukene siuke nagu hõredavõitu või mitte kõige parem. Võidi siuke mulje ka, et seal tehti ju see, et Barca mehed kikusti ära, et Barca lahtis Bernardot, Barca lahtis Dumfries ja kõik on hoopis lõpetanud Realis, on ju. Noh, Barcast rääkides, eks on ka olnud siin minu jaoks veidrad üleminekud, ehk kui ma mõtlen just Gordon ja Adiemi, kes on siuksed väga sirgjoonelised, ma ütleks mitte võib-olla nii osavad, aga jõhkrad kiiruse vennad. Et mina isiklikult ei ole nagu päris täpselt tabanud, et siis et ka ma väga palju ka Gordonit ei hinda, on minu aus. Ma ei tea, kuidas sa Gordoni osas tunned? Ma tahaks arvata, et Hansi Flick teab midagi, mida meie ei tea. Anthony Gordon Inglismaa on, et ta on press, on tal väga-väga hea. Ja Barcelonas see tipuründaja peab pressi tegema. Ja ma arvan, Gordon toodi võib-olla sinna nii-öelda vale 9 tipuründajaks. Et Lewandowski asemele sinna, et ta võib seal tipuründas väga hästi toimida. Et kas ta toimib, ma ei tea. Aga ma arvan, et Flick teab midagi, mida me ei tea. No eks ju, et ka selle Barca puhul on see tipuründe küsimus, ma arvan, kõige suurem, et on ju tahetud Alvarez't Atleticos pikalt, aga seal ka tundub, käib siuke mingi võimuvõitlus või rahavõitlus. Kui nad Alvarez'i saaks, siis ma ütleks, et seal on nagu väga paigas asjad. Siis on paigas. Aga ma ütlengi, minu jaoks ka Gordon tegelikult näitas MM-il, et tegelikult Inglismaa need äärad olid väga kahvatud ja Gordon on eelkõige. Et ma kuidagi ei näe ja Adiemi ka, ta on ka nagu siuke speedster. Aga ma ei näegi, miks Adiemil see toodi. Sul on olemas Jamal, sul on olemas seal Bardacci, Bardacci, kes tehakse rahaks või läheb lainule. Ja siis Adiemi on see kolmas parem äär. Ta võib, ma arvan, ka vasakut äärt mängida, et seal tegelikult ju see Rashfordi stereotüüp ju nagu justkui nagu kadus, eks ju. Aga Rafinha on seal alles veel, et ma ei tea. Pigem siukest mitmekülgsust, sellest ma saan aru, aga ma just mõtlengi, kas see Gordon on siis äär või tipp nagu, et ta ei ole nagu ühte ega teist minu jaoks, ta on täpselt nagu kahe vahel, et ma kuidagi olen nagu skeptik selle ülemineku osas. Kõik tead, et kuna ma olen Reali poolne, siis mul ei ole vastu midagi, kui Ferran Torres ka jätkab Barcas seal tipuründes ja siis Gordon käib seal vahepeal, aga ei, kokkuvõttes ma näen, et Barcelona pigem oma nende üleminekutega on tõusuteel jälle. Lihtsalt kui Julian Alvarez ka tuleb, no siis on paigas, siis on tõesti paigas. Et siis ma ei näe neile ka sel hooajal vastast, et La Liga hakkab meil nüüd 15. august, kuigi Real Madrid ja Barcelona tulevad ju alles väljakule ülejärgmine nädalavahetus, et seal on asjalood nii. Kas on meil veel üleminekuid rääkida või? Ütleme niimoodi etteruttavalt, et uuel nädalal me teeme siis Inglise kõrgliiga eraldi sellise podcasti, kus vaatame üle üleminekud, võistkonnad ja kogu selle poole, et liialt võib-olla täna inglaste peale ei keskendu, aga Chelsea on teinud siin tõmbeid, Rodgers, vanamehed, Henderson ja Welbeck ja mis võib-olla nagu välja tuua, et United täitsa vaikne, et ma ei tea, kas pangakonto on blokitud või kaardid ei tööta või milline asi on. Ma ei teagi, et seal kärrik ongi saanud Tilemansi ja Santos on ju, et need on need põhiostud, aga pigem oodaks ka midagi, aga samas kui me oleme vaadanud nagu möödunud hooajal, siis nad on ju ka ikkagi tuuseldanud seal ülemineku aknal, et võib-olla kaardil on blokeering peal hetkel ja ei oska öelda, et muute nupule on pandud üle klubid, kui United helistab. Aga kolmapäeva õhtul UEFA superkarika finaal, täpselt see mäng näitab ära, et nüüd see klubi jalgpalli hakkab. Paris Saint-Germain valitseb Champions League võitja versus siis Euroopa Liiga võitja Aston Villa, et ma hakka küsima, kui ma favorit on PSG, aga ka PSG puhul üleminekuid pigem vähe teinud, aga PSG ongi nii komplekteeritud meeskond, et nad ei peagi tegema. No PSG-l pigem paigas, et selle koha pealt küll, et meil ongi siis, nad on ka omavahel meistrite liigas siin mänginud, Unai Emery endine ju PSG, eks ju mees ja nii edasi, et jällegi, et kui see PSG sellega Champions League'i võitis, siis mul oli ka hea meel, et see jälle see jalgpall võitis. Et tegelikult see nagu see
Champions League'i finaal ja MM-i finaalil oli väga sarnane nagu sihuke, ma ütleks nagu paralleel või mingi mängutüüp. No Arsenal mängis terve aasta aega sama antijalgpalli. Ja pluss nad lõid selle kohe kiire värava, mis nagu võiski sundiski nagu bussi parkima, et seal see vähemalt oli nagu rohkem õigustatud versus sellega, mida võib-olla Argentiina siis niisama finaalis tegi. Et selles mul on hea meel, et tõesti nagu jalgpall võitis, meeskonnad võitsid, et see ka näitab, et kuhu nagu jalgpallis nagu läheb või on minemas, et siis see nagu ka premeerib, et kui oleks see antijalgpall mõlemas kohas võitnud, no usu mind, siis jalgpallitrendid ja pooled tiimid läheks nagu seda teed, et selle üle mul on nagu hea meel. Aga kindlasti ma arvan, üritavad minna ka, sest et Arsenal näitas, et tulemus on see, mis toob Premier League, nad võitsid. Et Arsenalist peame kogu aeg rääkida, aga PSG näitaski, et ilusa jalgpalliga on võimalik asju võita ja mis sa arvad, kas PSG on võimeline võitma 3. korda järjest Champions League'i, et ainuks on seda Real Madrid teha hetkel. Ma ei näe nagu põhjust, miks mitte. Või nagu mis seal peab mingid väga suur vigastus juhtuma või midagi nagu täitsa metsa minema. Aga ma arvan, see jalka jääb neil heaks, selles ei muutu, kui nad mingid põhimängijad ei kaota, siis minu jaoks nagu favoriit number 1 koos Bayerniga. Ma ei näe, kes praegu peaks neid kukutama või miks. Real Madrid. Nojah, kui see läheb tööle. No, me jõuame Championist rääkida, igaks juhuks lihtsalt siia ära mainides, siis Champions League'i esimene mängude voor algab 8. septembril, seega enne seda kindlasti, kui Champions League algab, siis niisuguse ülevaatega ka seal teeme, kui alagrupp on ju nagunii loositud, aga see mängud ja need kõik paigas seal. Seal vaatame need speedibeti ootsid üle ja vaatame, mis seal pakutakse, kes on favoriid, aga no ju PSG on üks favoriiti kindlasti. 16. august mängitakse Community Shieldi, Man City versus Londoni Arsenal. Teame, City uus treener on Enzo Maresca, ülemineku aknal ka hullavad. Arsenal üritab siin veel saada täiendusi, Bruno Guimaraesi tõid Newcastle'ist on ju. Et ka see tuleb, ma arvan, väga äge vastasseis. Väga äge vastasseis, ka suke kohe Marescale suur test ja selle koha pealt, see on paratamatult olnud, eks ju, viimaste aastate Inglise nagu põhi nii-öelda, ei saa terviks on vale öelda, aga see suuri vastasseis tegelikult, et varem oli ju City Liverpool ja City Arsenal. Et kohe see annab nagu selle jõujoonet paika, mis seal on. Arsenali puhul ma ütleks, et Guimaraesi tõmme on ikkagi nagu väga võimas tõmme. Ta on ennast ka Inglise kõrgliigas näidanud. Aga kus sa näed, et kas Guimaraes võiks olla siis nii-öelda Rice'i kõrval on ju ja siis on kolmas mees on Ødegaard? No ta on näidanud, et ta tegelikult ka nagu seal natuke varieerib siis selle Rice'i positsiooni, kas tegelikult mõtleme, eks ju, et oli ju Subimendi, Rice, Ødegaard oli ideaalne. Aga tegelikult ju Ødegaard klassik oma nagu selle vigastustega, et Guimaraes tegelikult on suuteline ka seal nagu Ødegaardi kohta täitma. No ta on selline boks-to-boks, ta saab igal pool hakkama. Ta on siuke nagu 80, ta on võib-olla Rice'iga küllaltki sarnased, aga ma tahaks öelda, et ta on äkki rohkem ründavam võrreldes Rice'iga. Et ma arvan, ta on siuke nagu mingi Ødegaardi nagu lappimine on võib-olla see nagu esimene nagu valik. Aga huvitav, et ei ole võib-olla ka nagu ääreründajate turul liialt palju siis Trossardi läks minema. Ja tegelikult siin ka Martinelli oligi see suurim. Martinelli tegelikult ju ka mingid tõmbed on siin kuskil, kui ma eksi, kas Türgist või niimoodi. Et eks siin iga päeval on mingid tulevad erinevad jutud ja niimoodi. Aga tegelikult seal neil oli nagu apu, et nad ei suutnud seal võib-olla nii palju vastaseid üle mängida. Ja tegelikult Trossard, kes ära lasti, oli ju väga nagu underrated selles mõttes, et ta ikka tegi väga palju asju seal. Et ma natuke nagu vaataks sinna, et kuulge mehed, et mis te välja mõtlete. Aga minu meelest see näitas ära, mis Arsenali kahjuks räägib see, et neil on raha. Et kui sa oled valmis ikkagi Vinit endale tooma üle 100 miljoni, siis see näitab, sul on raha, sul on võimalik tuua, sa oled valitse Premier League'i võitja. Ma arvan, see Vini oleks sobinud sinna nagu ideaalselt tegelikult. Et ma isegi ei oska öelda, kes võiks olla see teine mees siin ääre peale. No üldse tegelikult neid tipp-ääreründaid on maailmas nagu väheks jäänud, et vanasti ju oli sellest Nico Williamsist juttu, kõik suured nagu tahtsid, et huvitav, mis temast saab, et praegu ka võib-olla oma aktsiaid niimoodi ei suurendanud. Et aga Arsenalil tegelikult uuel nädalal jõuame rääkida, ongi see, et neil on võimalus tõusta siukseks nagu, ma ei tea, dünastiaks on vale öelda. No mingil määral küll. Et kui nagu City kohe ennast võib-olla Marescaga käima ei saa või mingid üleminekud ja nii edasi, et siis nemad on põhimõtteliselt nagu nende ajastu võiks olla, et nüüd neil ongi ülioluline panna täppi need mingid teatud üleminekud. Me teame, et Arsenalil alati varasemalt ajaloos oli ju tipuründaja oli probleem. Nüüd see hetkel on mure murtud, neil on seal Havertz ja Jökkers on ju, aga just seal ääremängumehed. Aga samas Cityl ma ei tea, kas neil üldse saab mingi murekohad olla? No kui seal ongi see Anderson täidab selle Rodrigo ära, sul on Haaland jätkuvalt olemas, ääred tegelikult olemas. Neil on pigem paigas, eks neil on ka mingid lahkujaid olnud, siin Stones läks ära ja niimoodi, aga neil on nagu katet, et pigem on, ma arvan, City kõige suurem küsimärk ongi, et siis mida Maresca hakkab tegema,
palju on tema asja, palju on sellist, mis võtab nagu üle, et tal ei tasu ka seda nagu kõike nagu laiaks või tühjaks lüüa, et ta peab mingi segu, mingi Peppi, noh, kuna ta on Peppiga koos töötanud seal, siis ma arvan, see ei ole nagu raske mingi Peppi enda miksi tegema, et see asi nagu toimiks, et tegelikult siin ei ole vaja palju mingit raketiteadust teha, see on hea võistkond. No teame, et Maresca töötas ka varem Guardiolaga koos ja Chelsea's ka ju Maresca ikkagi pani Chelsea mängima, et ma ei taha täna siin teistest Inglismaast nii väga rääkida, aga võib-olla üks üleminek veel, mis võib-olla ma ei šokeerinud, see oli teada, et ta lahkub, Mo Salah ju läks Türki üldse mängima, et ka Liverpool teame, tahtis seda Jan Diomandet, aga näed, see Real Madrid hoopis. Et jah, ma arvan, see Inglismaa, millest me räägime järgmine nädal, see tuleb väga põnev. Ja väga põnev, et no ütleme, on niisugune jah, selgelt mingid liidrid, kes võiks tiitli peale mängida ja siis on see tugev pakk seal taga, kes tahab seda nagu teha. Aga noh, Liverpoolil pigem ka ju Iraola käe all ka väga palju uut ja huvitavat ja mis jalkad nad tema all on mänginud. Et väga põnev siis Inglismaa liiga ka 21. augustil algab siis kõrgliiga ning et sellest siis saamegi eelvaati juba uuel nädalal teha. Käime kiirelt ära ka, me teame, et Itaalia 22. august, Hispaania hakkab nüüd see nädalavahetus, kuigi Real ja Barca ei mängi, Saksamaa selle augusti lõpus. Et me tegime Joaliga ka väiksed ennustused, kes kus võidab, et kui on õige hetk, siis te näete ka, kes võidab, aga siis mina panin, et Hispaanias võidab Real Madrid ja Kylian Mbappé siis tuleb liiga suurimaks väravitiks, et oled sa nõus? Ma panin, et see on Barca ja just ma jäin nagu mõtlema niisuguse ka nagu treeneri vaatenurgast, et Realil jah, nagu Galacticos kõik nagu justkui võiks olla, pange hullu, võitke, Mourinho võitev treener, aga et kas nad suudavad selle kohe nii kiiresti pöörata siis nagu võistkonnaks ja kohe toimima, et tegelikult nagu mis Barçal nagu jutumärkides viga on, et neil on sama võistkond, nad tulid tiitlile, Flick on olemas, mingid üksikud täiendused, saavad selle Rodri juurde ja nad saavad justkui nagu samast kohast edasi minna ja tihti see nagu see üksteise jaoks nagu tuttav olemine on isegi suurem väärtus kui see, et sul tulevad nagu kõvad nimed nagu sisse. Et see oli see, miks, kuigi nagu ma ka oleks tahtnud isegi nagu kuidagi Mourinhot panna, et kuidas sina siis ka niisuguse reaalimehena, kui sa nüüd nagu ratsionaalselt mõtled, et siis on apu, kui ma nagu väga aus pean olema, siis on apu seis, et ma ei tea, et see Barca, no Barca on ikkagi hetkel ees Realist, ma näen, et lihtsalt Realil on indiviidid, Barcelona on kollektiiv. Barcelona on nagu Hispaania koondis, Real Madrid on nagu Prantsusmaa koondis. Jah, see on väga head võrdlus. Ma ei tea, saab väga keeruline näha olema, kuidas see kõik nagu lahti rullub, et Jose Mourinho teine ajastu Real Madridis, et ma ei tea, siin on räägitud, et võib-olla vanamees peaks juba ammu bensil olema, on ju, et keeruline, aga võib-olla suudab managementi teha ja Real Madridi mängima panna, aga noh, pigem see ülekaalus on Barca käes, ma olen nõus. Ma arvan ka, jah. Inglismaast kiirelt ma panin, et City ja Haaland hakkavad tegusid tegema. No mina näen, et see ongi see Arsenali nagu dünastia lugu seal tuleb, aga noh, eks uue nädal jõuame rohkem mõelda, aga miks just see City sinu poolel tuli? Lihtsalt see, et Enzo Maresca on ennast tõestanud treener, ma arvan, ta on suht sarnane nagu on Pep Guardiola. Cityl liiga palju uuendusi ei ole ja kui on, siis nad pigem teevad veel meeskonna paremaks, ma näen. Et seal see Dijani Reinders, see minu aeg ka võib-olla ei saanud nii hästi ennast vedama. Samas nüüd tuli Elliot Anderson sinna Rodri asemele, kes on Inglismaa liigas ennast tõestanud korduvalt. Ja kui tuleb see, kui on juba tulnud, me ei oska öelda, on ju Ayoub Bouadi, on ju see Maroko poiss, et City on tugev ja ma näen, et nad on võimsamad kui eelmine aeg. No vaidleme uuel nädal asjad selgeks. Just. Itaalias, kusjuures ma läksin vist täitsa niisuguse X-faktoriga, et ma näen, et see Roma ja Gianpiero Gasperini, millest me Itaalias pole veel väga rääkinud, siis ma näen, et Gasperini ja Roma võiks teha suuri tegusi. No ma ütlengi, et vaadates korra, mis seal Itaalias üleminekuturul ka toimub, et ega siin nagu mega palju niisuguseid väga seksikaid väga ei toimunud. Et tegelikult kõige suurem lugu ongi seal, et sisuliselt kõik need tipptreenerid praegu nagu roteeruvad nende klubide vahel. Ja siis koondis on parimad välja. Jah, et kuidagi sealt selle sees isegi nagu ise ehmatasin ka ära, nagu, et kuhu nüüd Allegri jõudnud on, et selles suhtes pigem kuidagi natuke nagu mingi surnud ring seal see just. Itaalia, just see tippjalgpall, et need samad vennad erinevates klubides, suht sama mäng, noh, Allegri ka, eks praegu Napoliga, et siis noh, Milanis loodeti äkki tuleb, teeb mingi tagasituleku, noh, tegelikult ei teinud, et ja siis toodi Unitedist Ruben Amorim nüüd, et et Itaalia jalgpallis peab ka muretsema, peame lahkema Itaaliat ka veel rohkem. Lihtsalt praegu ta ongi meile tekitanud väga palju küsimärke, et mis seal saama hakkab,
et kui seal hakkavad ka hooajad pihta, siis me saamegi lähemalt minna ja vaadata, mis seal toimub, aga hetkel mulle Itaalia, no Milano Inter on ju. No pigem tundub, et nad on nagu mingi eraldiseisev, nad on võistkond, coach, asjad ju on, eks ju. Kõik on paigas, sama, et pigem sama asja pealt edasi minna. No ägedalt ma kuidagi olen seda nagu Fabregast, Comot kuidagi nagu jälginud või taustal, et nad nüüd tulid eks Champions League'i kohale, kogu see klubi kasvab, kõik see pool, et hästi nagu põnev ühtepidi, mida nemad Como on one to watch nii-öelda seal Itaalias kindlasti, aga kas nad nagu siin tiitlimängu sekkuvad, no mine tea, see oleks täitsa hullumeelne, aga võib-olla Fabregas tõmbabki sihukeseks legendiks, et mingid üleminekud ka, nad on tegelikult nagu huvitavaid tõmbeid teinud, et no, üldse see Fabregase lugu, see, kuidas ta viis Serie B, Serie A-sse, nad viis mehed Ibizale ja nüüd Serie A-s teinud tegusi ja aina tõstmas, et me teame jah, Comol on suur rahakott, on ju, et ilusa järve ääres mängivad seal. Aga no päris Leicesteri lugu ei ole, aga ikkagi, et Como on Itaalias kindlasti, keda vaadata. Sa mängid täiesti teist jalgpalli ka, mis Itaalias muidu mängitakse. Et sellest on nagu värske õhke, mis ongi huvitav ka, ma natuke nagu kuulen mingit podcast'e ka nende nagu business side'i poolt, mis nad seal teevad, et nad on nagu, nad ei taha ainult olla nagu jalgpalliklubi, see on see kogu see mingi bränd, see mingi experience, et see, nad on, teevad täitsa nagu uut asja, seal on palju seda Ameerika tausta, et see on ka nagu äge asi, et natuke seda staadionit teevad juurde, aga seal ka väga palju jõudu ei ole. Väga võimalust ei ole seal järve ääres teha. No ja see oligi, pluss oligi siis ka see vist oli, et umbes nägin, et jooksis sisse, et kuskil, et kui sa oled season ticket holder umbes 3 korda jätad mängule minemata ilma lubava põhjuseta nagu koolis, siis jääd ilma ja nad nagu tahavad luua sinna tõesti nagu asja, kus nagu inimesed nagu hoolivad, tahavad ja noh, ongi, et see võimekus ei ole päris sama suur, mis teistel, aga kuidagi see mingi ongi see teistsugune süda kuidagi sellel tiimil, mis Fabregas on teinud, et seda on olnud nagu äge vaadata. Ja, Itaaliast me jõuame veel rääkida. Käime kiirelt ära ka korra Saksamaal, kuigi see hakkab alles kõige hiljem, kuigi karikamängud hakkavad varem. No Saksamaal me ei saa üle kümber Müncheni Bayern on ju. Ma arvan, seekord me oleme samas paalis, et Bayerni tiitli võidab. No siin ka ei näe väga varianti, et ei ole keegi ka sealt kõrvalt märgiliselt ennast täiendanud, uusi treenereid toonud asju. Et noh, sisuliselt, mis siis Eesti jalgpallisõber vaatabki, et kas Bayern suudab järjekordsele tiitlile tulla ja mida siis samal ajal Werder Bremer koos Karl Jakob Einaga siis korraldab, et põhimõtteliselt ma arvan, need on siis 2 asja, mida nagu Saksamaal üldistades siis öelda, et eks neid lugusid sinna juurde saab kindlasti nagu otsida või leida. No me teame, Bremeni Werder ju 2000 seal ikkagi, kus ma ütlen, 2010 need Bremeni Werder mängisid tiitlid, nad mängisid ju eurokohtadele. Et mida võib-olla ootakski oleks see, et Hein ja Bremen jõuaks eurosarja, on ju, et selleks see, mida me ootame, et me teame, et Saksamaal on seal Dortmund, Stuttgardid, Frankfurdid ja Leipzigid, et nemad on need põhi-euromeeskonnad. Aga et olekski see Bremeni Werder, kes sinna siis äkki võiks. Ja no ütleme, eks ju eelmise aasta kogemus on ikka ka seal suht nipa-napa seal pigem oli tagapool ja ega see nagu sats nüüd nagu nii märgiliselt muutunud ei ole, et paraku ikkagi mingis mõttes raha pool nagu paneb enam-vähem paika, kus suunas sa mängid. Pluss just mõtlen näiteks siis St. Pauli näitel, et sul on, see kõlab labaselt, aga sul on vaja venda, kes väravat lööks. Ja St. Pauli eelmine aasta seda ei olnud. Ja no tuli, et siis ei see mees ei olnud, kes St. Pauli eest ära lööks. aga ka Werderil tegelikult siuke nagu top scorer sellisel kujul puudu. No tõid endale selle Boniface'i, on ju, see No see oli sama paks kui meie kahekesti. Ei no reaalselt see oli ta oli umbes siuke nagu ma aastaga tagasi, et see oli päris hevi, mis see mees korraldas seal, et ja läks kohe katki ka, et jah, sul on vaja ikkagi selliste klubidel on vaja seda ühte ründajat, kes lööks ära hoida. Et seda ei olnud, aga loodame ongi, et Karla suudab taga nulli hoida, ees mõni mees üllatab ja juba on see lihtsam, et seal vahest siuke väike run, mingi võitude run juba piisab, et sa saad natuke õhku peale, et nii St. Pauli kui Werder, nad tegelikult ikkagi viimaste mängudeni ikka korralikult igistasid seal ja olid ikkagi väga nagu närvid läbi. Nõus, aga ma arvan, et vaikselt täna hakkamegi neid otsi siin kokku tõmbama. Suured tänud kõikidele vaatajatele, meil asju tuleb Speedibetiga koostöös palju erinevaid, samuti täname ka Oliirist, et sellise koha olete meile leidnud siia. Tänu neile hakkame ka ägedaid mänge siin mängima koos ägedate külalistega või mis Joel? Nii on, nii et uuel nädalal juba uus saade, vaatame otsa Inglise jalgpallile, nii et kõik head ja olge mõnusad. Tšau! Vajab kogu staadion, alle, nad tunnevad mind nime pidi, mis teraks.